Rõuge kool võõrustas tulevasi Comeniuse projektipartnereid, et kokku panna projekti kondikava. Külalistega Belgiast, Hispaaniast, Ungarist ja Soomest läbirääkimisi pidanud Rõuge kooli huvijuht Kerli Kõiv hindab heaks, et enne projekti koostamist istutakse ühe laua taga. Ma arvan, et on koole, kes on seda praktiseerinud, aga Rõuge koolil on olnud juba 3 Comeniuse projekti ja loodame, et tulemus on nüüd ka 4, aga see on meie koolile esimene selline ettevalmistav kohtumine. Seekord on meil külla tulnud partnerid Belgiast, Ungarist, Soomest ja Hispaaniast. Ja projekti koordinaatori belglase eestvõtmisel siis paneme paika projekti eesmärgid. Kui teada on, et sellesse projekti soovib veel kokku tulla, ühineda kokku 11 erinevat riiki. Et me püüame ka nende huvisid arvestada ettevalmistal kohtumisel. Projekti teema on vesi ja projekti eesmärk on koos õpilaste ja õpetajatega erinevatest riikidest käsitleda seda teemat, vett kui võimalust piirkonda arendada, üritusi teha, ettevõtlust arendada, vesi kui looduse üks osa, tema koostis, kui puhasta tänasel ajahetkel on ja vesi kui energiatootja, erinevad lähenemised veele. Et see on valdkond, kus on väga palju erinevaid aineid omavahel integreeritud, et enamus õpitavaid aineid on siia kaasatud ja selles mõttes hästi huvipakkuv. Projekti tulemusena valmib meil koduleht, kuhu läheb üles erinev materjal vee kohta igas riigis, nende piirkonna veekogude kohta, nende olustiku kohta. Me koostame iga riigi kohta või iga piirkonna kohta turismibrošüüri, kus on samamoodi sees nii üritused kui ettevõtjad kui objektid, mis on veega seotud. Ja siis me koostame soovituste või seaduste nimestikku, mida võiks iga inimene järgida, kui ta veega kokku puutub, et seda hoida ja kaitsta ja väärtustada. Uurisime Rõuget külastanud partnerkoolide õpetajatelt, millised on nende mõtted ja ootused seoses tulevase projektiga? Well, basically, I have 2 expectations. The first one is that students get to know more about their local facilities in connection with water. They know how this system works, what sports they can do, and so on and so on. And the other one is in connection with the language. I hope that, as an English teacher, I hope that they will be better with the help of these travels to practice their English. And they will be more motivated. Projekti vedava Belgia kooli esindaja leiab, et Rõuge kooli kaasamine projekti on väga oluline. I think it's because you have a very nice country and beautiful area with a lot of lakes. And because the subject of our project is water, I think it's normal that a municipality and a school like in Rõuge take part in this kind of project. You have surely a lot of experience, and I show pictures where I saw like this activity. I think it's a good part, and you can show what you can do with water to enjoy people of the municipality. By experience, because it will be my 4th project, Comenius project, I think that first, involve students to a project, it's always first a good motivation to work at school. The second time, they can increase their knowledge in foreign languages. And for the Belgian one, it's like you can hear, I don't speak very well English, and for my student, it's more important that they can speak better than me. That's the second reason. It's also a third reason that they can compare the environment close where they are living, and the environment, it's not the same that in Brussels. In Brussels we don't have just a few lakes, but we have a channel, and so the life
between close to a channel or close to lakes are totally different, and it's a very important influence on the life of the people who are living there. That's the third one, and there are a lot, of course, but one more important is their knowledge about the European dimension, and because they can know and meet people for abroad. Kerli Kõiv on sama meelt, et osalemisel üle-euroopalistes projektides on avara silmaringiga inimeseks kasvamisel suur roll. Rõuge kooli lastele annab ta eelkõige selle, et lisaks tundides õpitule saavad nad seda ka praktikas kasutada. Nad saavad midagi muud teha lisaks sellele, et nad käivad tundides. Ja loomulikult nad saavad Euroopat näha, nad saavad reisida, saavad rohkem aru, kus nad siin Euroopa kaardil asuvad, nad kohtuvad erinevate noortega ja see on ju huvitav. Ja kui mõelda Rõuge valla eesmärkide peale, siis need projektid on üks võimalus sellel suunal, et Rõuge vallas kasvavad avara maailmavaatega noored.